Tere, töötab. Ja mina üritan siis panna selle, mida eelkõnelejad rääkisid, natukene siis kriitilise infra konteksti. Midagi uut ei ole, aga paneme ta konteksti. Ja võib-olla natukene terminoloogiat ka, et kui ma räägin kriitilistest teenustest, siis see on selline laiem termin, et ma ei taha rääkida täna spetsiaalselt elutähtsatest või olulistest teenustest, kuna need kipuvad olema juriidilised terminid, et siis ma panen sellise laiemasse konteksti, räägime üldiselt, ärme mine juriidikasse, räägime kriitilistest teenustest ja kriitilisest infrastruktuurist. Ja natuke siis mina olen KI-kaitse osakonna juhataja ja mult on vahest küsitud, et mis imeloom see KI-kaitse on, et mis asi see KI on, eks. Inglise keeles on selline äge termin nagu CIIP, Critical Information Infrastructure Protection, eesti keeles siis kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse. Ma ütlen ausalt, et rahvakeeli ma tahaks öelda sinna, et me oleme kriitilise infrakaitse või kriitilise infraküberkaitse. Ja lähme edasi. Millest me siis täna räägime? Me esimene kolmandik, me räägime siis kriitilistest teenustest ja me räägime sellest kriitilise infrastruktuuri natukene küberküpsusest, et kuidas meil siis see olukord, mida eelkõnelejad rääkisid, paistab siis kriitilise infra vaatest. RIA küberreservist on ka räägitud juba, vaatame natuke tõsisemalt sisse ja sellest õppusest siis vaatame ka natuke tõsisemalt sisse, mis me tegime, eks ole. Ja kui me räägime siis kriitilist infrastruktuurist, siis ma natukene tõin ära selline sektorite kaupa, mis need siis on. Ja kui me selle slaidis natukene see hierarhia, mis siin on, ma tahaks öelda, et võib-olla see nagu näitab ka seda ohupilti, et millised on siis kõige rohkem ohustatud. Ma ei taha öelda, et see on nagu kübervõimekuse järjekord siin, aga natukene, mida meie siis vaenlased sihivad. Ja tõepoolest meil on viimastel aastatel, mitte viimastel aastatel, vaid suisa viimastel kuudel ja viimastel nädalatel on meil väga palju juttu olnud just elektrisektori vastu küberrünnete võimalustest ja sellest ohupildist üldiselt. Ja arusaadav, miks see nii on, sellepärast, et elekter on meil üks kõige olulisemaid asju infrastruktuuris, kõik sõltub sellest. Edasi, kui me räägime kõnesidest, tavaliselt kui me räägime kriitilist infrast, siis järgmisena mainitakse kõnesidet ja kui tõepoolest vaatame, mis on toimunud, siis nii andmeside kui kõneside, see on meie eluks suhteliselt oluline, nad omavahel sõltub energiasektor kõnesidest, sõltub kõneside energiast, kõik see selline ristkasutus ka. Kaardimaksed, sularaharinglus, pangaülekanded, elementaarne. Ja ütleme, Eesti kontekstis väga-väga oluline on just see elektrooniline isiku tuvastamine ja siis digitaalne allkirjastamine. Nüüd need 3 viimast punkti, me ei ole nagu tajunud sellist ohupilti nagu nende ülemiste osas, kuigi juhtub ka seal ja tõepoolest, kui me vaatame ründeid, DDoS-e, kõik sellised asju, siis kindlasti ei tahaks ka anda sõnumit nende sektori esindajatele, et seal nagu võiks kuidagi lõdvemalt võtta. Aga vaatame edasi, millised siis on meie vaatest, meie kogemustest, mis pilti meie näeme, millised on nagu edufaktorid, mida saab teha ja mida on hea ära teha ja millest see kõik sõltub. Esimene asi, kõik elutähtsad teenused, kõik kriitilised teenused, nad nii või teisiti, ka see tuleb ka kuskilt seadusandlustest ja nii edasi, ja üleüldse ka äri jaoks oleks vaja teha riskianalüüs. Üldiselt tehakse riskianalüüs oma toimepidevuse jaoks, aga nüüd on väga oluline, mida meie näeme, kas selles riskianalüüsis sisaldub IT-komponent. Ja see on see, kus me adresseerime, kus ettevõtte saab adresseerida oma küberriski ja siis teha vastavalt ka sellised toimepidevusplaanid. Ja tõepoolest seda me näeme, et juhul kui see on nagu tehtud, siis need ründed ja see, ütleme, ei ole reeglina, need ettevõtted ei ole reeglina nii ohustatud. Üldine muutunud ohupilt tuleks arvesse võtta selles riskianalüüsis ja just nimelt IT-riskianalüüsis. Et me kõik teame, et midagi on muutunud, olukord maailm ei ole enam selline ja just need IT-riskianalüüsid tuleks siis kaasajastada vastavalt muutunud ohupildile. Kõik see, mida me eelkõnelejad rääkisid, see tuleks seal arvesse võtta.
Nüüd räägiti natuke ka metoodilisest infoturbest, Eesti standardist ja tõepoolest meie näeme seda nii, et kui nüüd paneme selle kriitilise infra konteksti, siis väga palju seal vahet ei ole, kas ta on EITS või ISO. Juhul, kui me rakendame metoodilist infoturvet, siis me oleme saanud juba pool võitu. See tähendab seda, et me ei tee ad hoc turvameetmeid, me teame, mis ja miks ja lisaks sellele siis saame me mingil määral kindluse, et rakendatud on optimaalsed turvameetmed. Ja kui me vaatame nüüd neid kriitilise infra asutusi, organisatsioone, ettevõtteid, siis tõepoolest meile paistab väga hästi silma, et need, kes on selle kadalipu nagu läbi teinud, siin oli ka küsimus, et EITS-i rakendamine või mitte, et siis tegelikult me näeme, et nende valmisolek on tunduvalt parem ja ma arvan, et nende IT-juhid ja siis infoturbejuhid magavad palju rahulikumalt. Nüüd see järgmine punkt, IT ja infoturbejuht. Me oleme näinud, et üks selline edufaktor on tõesti see, et need kaks inimest üldse eksisteerivad. Ja väga sõltub firma suurusest, ettevõtte suurusest ja veel parem on, kui need kaks inimest on mitte sama inimene, vaid nad on lahus, ehk siis see kohustuste ja funktsioonide lahusus. Ja seda me näeme ka, et reeglina, me saame aru, et tõesti, kui meil on 10 inimesega väike firma, siis võib-olla reeglina sellist lahusust ei saa lubada, aga sellegi poolest meie nagu selline üldine pilt näitab seda välja. Samuti ütleks ma, et edufaktor on siis tõesti, me läheme detailsemaks ja kui me ISMS on siis infoturbe juhtimissüsteem, et kui see on siis tõesti veel rakendatud ja kui see on auditeeritud, siis tõepoolest need organisatsioonid paistavad tugevamana välja. Ja loomulikult küberturve maksab ja eriti hea on siis, kui on organisatsioonil küberturve eelarve. Ja see tuleks nagu mitte ad hoc planeerida selliselt, et juhul kui juhtub, et siis ma lähen juhtkonnalt küsima, vaid seda peaks tegema juba ette planeerides järgmise aasta eelarvesse. Ja tõepoolest, kui ma räägin, mul ei ole siin sellist head võluvitsa, et lähme ostame poest tulemüüri, paigaldame ära ja siis on kõik probleemid lahendatud. Sellist vitsa ei ole olemas. Ja kokkuvõttes see slaid peaks nagu siis andma sellise üldise pildi, mida saaks teha. Ja mida me näeme, et need on edufaktorid. Ja nüüd, kui minu slaidi üks selline pealkiri oli, et olukord siis kriitilise infra maastikul Eestis, siis minu järgmine slaid ütleb, milline on meie olukord. Ja olukord on tõesti nii lihtne, et natuke lihtsustatult loomulikult, et meil on suured, keskmised ja väiksed. Ja ma ei taha kellegile liiga teha, ma loodan, et kui me näeme, et kui ma ütlen, et suured on tublimad, paremad, ma kindlasti ei taha niimoodi öelda, ma tahan öelda, et meie näeme seda, et kõike seda infoturvet suurtel jätkub jõudu metoodiliselt paremini teha ja tõepoolest me näeme, et suurtel on kõik see, mis me rääkisime sellest edufaktoritest, on see nagu paremini adresseeritud. Meil on ka keskmised ja väiksed ja meie siin kriitilise infrakaitse osakonnas olemegi võtnud üheks järgmise aasta eesmärgiks adresseerida mitte ainult suuri, vaid ka keskmisi ja väikseid. Tõepoolest, me näeme seda, et kui me suured näiteks telkod, pangad, energia, nad on ühed peamised sihtmärgid ja kindlasti see return on investment ründajale nende suhtes on väga-väga suur ja nad on sellised ahvatlevad. Ja hea on teada, et seal on asjad paremini korras. Kui me võtame ka näiteks lihtsalt hacktivistide veebiründed, siis ka need on kohati adresseeritud mõne väikse vastu ja see eduelamus selle väikse ründamisest võimendatakse meedias ka päris suureks. Ja sellest tulenevalt me kindlasti tahame olla see abikäsi nendele väikestele ja minu selline sõnum ka siin on kõikidele keskmistele ja väikestele lisaks suurtele, et tulge, küsige, räägime. Ja kui me väikestest räägime, siis tõepoolest näiteks meie sellisesse kliendigruppi on lisandunud
näiteks 800 perearsti. Ja kas me mõtleme, kui me ühe perearsti peale mõtleme, et kas seal on IT-juht ja infoturbejuht eraldi palgal, ilmselt mitte. Ja ka neid tuleb aidata ja adresseerida. Ja mis on siis juhtunud? Mina vaatasin tagasi mõne nädala. Ma mõtlesin, et okei, et ma tahaks ikkagi näiteid tuua mõne nädala. Ja ma ei vaadanud palju rohkem tagasi. Ja nägime siis tõesti, et kriitilise infrastruktuuri vastu DDoSid on täiesti tavaline. Tõesti, mõnikord võetakse mõneks minutiks, mõneks 10 minutiks, äkki saadakse midagi maha. Aga mida me oleme näinud, on see, et ei ole täna nende kriitilise infra põhiteenus ei ole olnud väga mõjutatud. Üks asi on veeb ja üks on põhiteenus. See tähendab seda, et vesi voolab, rong sõidab, elekter tuleb pistikupesast. Kuigi võib-olla näiteks ei saa ma kuskil Pärnus, Tartus või kuskil mujal, äkki ma ei saa pool tundi oma veenäitu teavitada veebi kaudu. Ja see näitab ka seda, et need parimad praktikad on enam-vähem rakendatud. See tähendab seda, et on sellised elementaarsed võrgude eraldatused ja lahusused on välja ehitatud ja loodame, et see nii ka jääb. Üks selline näide oli siin mõni nädal tagasi oli perearstikeskuse töökatkestus, mis ei olnud küberrünne, aga ta siiski kvalifitseerub küberintsidendiks. Ja tõepoolest oli seal serveri rike ja mis siis võib-olla selle näite eraldi huvitavaks teeb või ütleme selliseks kehvaks teeb, on see, et backupid olid siis samas serveris, et varukoopiad olid samas serveris ja siis saame aru, et kui oleks näiteks olnud seal rakendatud metoodiline infoturve, siis seda ilmselt juhtunud ei oleks. Aga veel kord räägime, mäletame need suured, väiksed, keskmised, sellises ühiskonnas me elame, eks. Ja siin mõni aeg tagasi või isegi, ma vist oli eelmine nädal, oli tõesti üks lunavararünne ühes energiaettevõttes ja sellega seoses siis jälle tahaks öelda, et haavad pihta sai kontorivõrk, ei saanud pihta põhiteenus, mis on jälle positiivne näide selles mõttes, et negatiivne näide selles mõttes, et lunavararünne reeglina tavaliselt võib-olla läheb kuskilt läbi õngitsuskirja või kuidas ta sisse saadi, see on negatiivne, aga kui võrgud on lahutatud, siis tõepoolest see puudutatud oli seal tõepoolest ainult kontorivõrk. Nii, siis edasi läheks RIA küberreservi juurde. Palju on räägitud kui unikaalsest ja ägedast asjast ja tõepoolest, kui me vaatame, siis peamiselt edasiviivaks jõuks on võib-olla just see Eesti väiksus. Kui me räägime, miks Eesti ID-kaart lendab nii hästi ja Saksamaal võib-olla ei lenda, siis tõepoolest mina olen hästi pragmaatiline inimene ja ütlen, et kui Eesti on väike, me ei saa lihtsalt lubada seda, et me seisame järjekorras ja võtame allkirju ja viime dokumente kuhugi sisse. Seda ei ole võimalik lubada. Ja sellest tulenevalt arvan ka mina, et see Eesti väiksusel põhinev optimeerimine ja see sünergia, mis me sealt saame, see on täiesti unikaalne. Ja oluline on võib-olla veel see, et ta on vabatahtlikkuse alusel toimiv ja kui me räägime sellest vabatahtlikkuse alusel toimivast, siis Küberkaitseliit on ka vabatahtliku alusel toimiv. Aga võib-olla siis siin, kui me räägime IT-majadest, siis võib-olla need vabatahtlikud, võib-olla see on suunatud just sellele kontingendile, kellele see Küberkaitseliit on võib-olla liiga suur tükk. Pean ka ütlema ausalt, et me näeme ka ülekattuvusi, et osad inimesed, kes on IT-majades, on kindlasti ka ütleme, need küberkaitseüksuse, Kaitseliidu küberkaitseüksuse liikmed, siin on ülekattuvust, aga võib-olla kõik ei ole veel valmis selliseks commitmentiks Küberkaitseliidu raames ja siis see IT-majade puhul see commitment on esialgu väiksem, kuigi me tahaks, et ta läheks suuremaks, just kui mida Gert rääkis, et see kokkumäng ja kõik sellised probleemid. Aga see teenus on suunatud võib-olla peaasjalikult etodele, kuid ka need osalejad ise, need IT-majad, kes seal osalevad, ka nemad saavad sellest kasu juhul, kui juhtub kõige hullem. Juhul, kui juhtub IT-majades kõige hullem lugu, see tähendab, et seal on selline rünne, millega ise hakkama ei saa ja on vaja abi. Esimene tase siis RIAs endas on uus üksus,
läheb kohale, kaardistab olukorra, aitab, kuidas saab, aga millalgi lõpeb jõud, inimesed tahavad magada ja enam ei jaksa. Käivitatakse teine tase. Ja siis kolmas ja nii edasi. Ja toimemudelis kõigepealt selleks, et see asi üldse töötaks, oleme me teinud ka kokkulepped, kuigi asi on vabatahtlikkuse alusel. Ja kokkulepped selles mõttes, et meil õnneks oli Eestis IT-majadega olemas juba selline raamistik, ehk siis ametiabi raamistik. Ja võib-olla see unikaalsus seisneb ka veel selles, Eesti unikaalsus, et me võtame olemasoleva ametiabi palve raamistiku ja me ehitame sinna peale ühe uue kontseptsiooni selleks, et lahendada probleemi. Et me ei leiutanud seda ametiabi palve raamistikku ise. Tavaolukorras on meil koolitused ja väljaõpe. Hetkel käib koolitus Tallinnas maailma parim, mis üldse saab olla Sansi koolitus nendele inimestele, kes on selle RIA reservi, küberreservi liikmed. Üle-eelmine nädal oli teine koolitus, nädal 44-46 tulevad 3.4. Toimib siis nii, et kriisiolukorras teeb ETO ja siis elutähtis teenus või see kriitilise infra organisatsioon teeb abivalve RIA-le, RIA läheb ja vajadusel siis juhul, kui RIA on juba nagu exhausted ehk siis läbi, siis käivitub teine ja kriisi eskuleerides käivitub kolmas tase. Kõike seda paneme paberile, arvame, et see töötab, me ei tea, kas see töötab. Selleks, et teada saada, kas see asi ka päris elus töötab, selleks tuleb see asi läbi mängida. Ja läbi mängitakse tavaliselt selliseid asju õppuste käigus. Eelmine nädal oli selline õppus, kus me mängisime selle läbi. Esmaspäeva hommikul tuli selline meil, kus CERDile teavitati, et Loode Liivimaa suurhaiglas on toimunud lunavararünnak. Esialgu siis krüpteeritud on mitukümmend seadet, mitte rohkem. Ja võib-olla oluline on see, et esimesel päeval alguses praeguse seisuga haigla abi ei vajanud. Nad arvasid, et saavad ise hakkama. Loomulikult selliseid asju juhtub, aga lunavararünnak ühes suurhaiglas on ka meile natukene selline kõrgendatud ohumärk. Ja sellest tulenevalt loomulikult hakkasime me juba tegutsema, aga siiski võib-olla nüüd vaataks, kuidas asi eskaleerus ja järgmisel slaidil õieti mängin maha ühe 2-minutilise video uudistest, mis oli teise päeva õhtul. Veel? Läks. Tere, head vaatajad! Alustame uudistega Loode Liivimaa suurhaiglast, kus on infosüsteemide rikke tõttu tekkinud reaalne oht pikemaajaliseks plaanilise ravi katkemiseks. Võib öelda, et paanikaks on põhjust, sest juba teist päeva on täielikult maas haigla veebileht, ühes digiregistratuuriga ja kõik haiglatööd toetavad infosüsteemid. Töö käib. Meie IT-osakond on olukorrale jälile jõudnud, aga kuna kõik meie tähtsamad infosüsteemid on maas, siis võib lahenduse leidmine võtta lihtsalt kauem aega, kui me arvasime. Suhtleme aktiivselt muidugi Riigi Infosüsteemide Ameti ja teiste partneritega, et saaksime taas patsiente vastu võtta. Kas tegemist võib olla pahatahtliku rünnakuga? Aus vastus on, et me ei tea täpselt, mis meie süsteemid rivist välja lõi, aga jätkame tööd. Aitäh teile! Ega meil siin palju muud teha ei olegi, kui kuulame inimesed ära ja saadame nad mujale. Sest vereproovi teha ei saa, retsepte väljastada ei saa, mitte midagi ei saa teha. Võib-olla kui kaaluda ja pikkust mõõta. Tegelikult on asi naljast kaugel, sest Eesti ühe suurima haigla patsientide ümbersuunamine paneb tõsiselt proovile ka kõikide teiste raviasutuste võimekuse. Kurat, ma juba 10 tundi sind passin. Mitte keegi appi ei tule. Varsti pean ise ennast matma. Loodetavasti keegi hauakaevajate tööd siis käest ära ei võta.
ja teiega, hea vaataja, kohtume juba homme õhtul taas. Nii, kuigi see uudisteklipp oli natukene pandud sellisesse huumorivõtmesse, aga meie jaoks ütleme, see oli siis teisel päeval ja selleks hetkeks oli juba küsitud, Loode Liivimaa Suurhaigla oli juba palunud abi olukorra lahendamiseks. Ja siis käivitus kõik see, millest me rääkisime. Kõigepealt läks kohale RIA enda üksus, ehk siis esimene tase. Edasi käivitasime teise taseme, kõik 6 Eesti IT-maja tulid appi ja saatsid inimesed välja ja veel kord asi toimis. Siis edasi käivitati ka 3. tase ehk Kaitseliidu tase ja kõik see sai läbi mängitud 1 nädala jooksul ja võib-olla siis selline kokkuvõttev takeaway sellest, et mõned õpiväljundid. Me ka õppisime, kuna muidu me ju ei tea ja kõik need ka negatiivsed õpiväljundid on meie jaoks, ütleme, positiivsed, kuna me saame ennast parandada. Saime teada, et kontseptsioon töötab, üldiselt ta töötab hästi, mille näide oli just see, et IT-majad panustasid, Kaitseliit panustas. Saime teada, kuidas me peaksime RIAs iseenda valmisoleku korda paindlikumaks muutma, ja kogusime päris mitu punkti sinna ja ma arvan, et me sellega lähinädalal ka tegeleme. Üks selline väike õpiefekt oli see, et me saime teada, et ennem tuleb tegeleda konfidentsiaalsuslepingutega, kuna kui me rakendame võõraid, kes lähevad appi näiteks haiglasse või ka, ma ei tea, juhtimiskeskustesse kuhugi, olgu ta vesi, elekter või mis iganes, et siis peab olema konfidentsiaalsusleping enne paigas, muidu võib juhtuda, et ei lubata sisse. Ja toome veel ühe näite, et tehnilistest koolitustest, kui ma rääkisin, et juba 2 nädalat tagasi oli forensik teemaline SANSi koolitus osadele Kaitseliidule, siis tõepoolest oli näha, et sellest koolitusest koha peal oli väga-väga palju kasu. Need üksused, kes olid koolitusel käinud, need performisid palju-palju paremini. Nii et selline väike efekt kohe tõestus siia juurde. See oli minu viimane slaid ja tänan kuulamast ja kas on äkki küsimusi? Ära muretse, on küll. On. Ja. Kust ja kuidas saavad Eesti keskmised ja väikeettevõtted infot muutuvast küberohupildist? Ütleme, RIA saadab kogu aeg välja teavitusi, nii igapäevaseid, nädalasi kui kuid, see peaks olema põhiline infoallikas, saab meie kodulehel subscribe'ida, aidake, kuidas tähendab eesti keeles subscribe'ida, on liituda infokirjadega. Kõige lihtsam. Kas kriitilise infrakaitse alla kuulub ka autokütuse kättesaadavus, terminalid, tanklad? Kindlasti, jah, vedelkütus kuulub ka ametlikult elutähtsa teenuse hulka, aga kui me laiendame, siis kindlasti kuulub ka see sinna ja ka selle eest muretseme meie ka. Kas toidusektor peaks olema ETO? Vot, ei tea, täna ei ole. Aga kas toidusektor on kriitiline infra või ei ole, võib-olla kui üks traktor põllu peal sõidab, äkki ta nii kriitiline ei ole, aga kui me mõtleme näiteks Selveri või Rimi poodide peale, siis ma kujutan ette, et ta võiks olla kriitiline küll. Kas ta peaks olema ETO, võib-olla on see natuke üle võlli, aga Euroopa Liit ka natukene hoolitseb selle eest, et asjad oleksid, ütleme siis, paigas ja tõepoolest järgmise NIS2 direktiiviga siis ta adresseerib ka toidusektorit, adresseeritakse kuigi mitte päris sellise elutähtsana, aga siis olulise teenusena. Kas RIAL on plaanis kuidagi perearstikeskusiga tsentraalselt infrateenusega aidata või on iga väike perearstikeskus oma murede lahendamisega üksi? Me kindlasti ei suuda nagu tsentraalset infrateenust pakkuda, see ei ole meie funktsioon perearstidele. Küll aga me näeme, et see tsentraalne keskhaldus näiteks perearstidele oleks kindlasti väga vajalik, see lahendaks väga-väga palju probleeme ja võib-olla tõesti me kindlasti 100% pooldame seda, et perearstid oleksid keskselt hallatud ja
ma mõtlen, et perearsti töökoht oleks keskselt hallatud, me 100% pooldame seda. Võib-olla on siin tehik, võib-olla on ritt, ma ei tea, kes seda peaks tegema, aga selles mõttes me räägiks seda hea meelega läbi. Aitäh, kas saalis olijatel on tekkinud küsimusi? Kui mitte, siis aitäh, Raimo! Tänud.